Tegu oli siis esimese laevakaitsemeeskonna kursusega, mis alustas 25. aprillil ja täna siis lõppes kompleksharjutusega. Laevakaitsemeeskonna kursusel osalevad siis laevastikus teeninud ajateenijad, kes siis viimasel kuul on antud neil võimalus osadele kursusel. Nende eelnev tegevus või väljaõpe on siis olnud laevade peal nii tekimeeskonnas kui ka siis relvastusmeeskonnas. Harjutasime siis otseselt laeva kaitsmist, et kuidas paigutada mehed positsioonidele ja kuidas üldse taktikaliselt liikuda ja vahisüsteemi, vahirutiini. Ning lisaks ka laeva ründamist ehk siis pardale minekut. Lasime püstolit pimedas hämaras, lasime lisaks ka lilli, kuulipildujat ja ka raske kuulipildujat. Et see oli selline huvitav. No pluss liikuvad sihtmärgid vees. See oli selline omamoodi. Kõige huvitavam osa minu jaoks oli just viimane kompleksharjutus, kus me tegime nagu kõike läbi ja järjest. Ja see oli selline omamoodi raske, sest vesi on ju, pole inimesele nagu loomulik keskkond, et see teeb kõik palju raskemaks. Aga ei, kokkuvõttes on hea tunne, et see nüüd tehtud on. See on hea kogemus. Kokkuvõttes läks päris hästi, uus kogemus on kindlasti juures ja eluks kindlasti hea kogemus. Sujus hästi, et kuna esimene kord ja saime ülematelt ka tagasisidet, et tegelikult sujus kõik. Et oli muidugi kitsaskohti, ütleme, nagu ikka, aga saime hakkama hästi. Ma usun küll, ülemad said ka. Meil on esimest korda siis eelmised intervjueeritavad. Olid ülem ja vanem, et said hästi hakkama juhtimisega. Et sujus. Läks väga hästi. Mehed tulid oma ülesannetega toime ja mis on asja pluss oli see, et tuli ka välja kohti, mis panid mehed mõtlema just selles võtmes, et nad teaksid arvestada, et kõik see, mis on klassiruumis räägitud, ei pruugi olla 100% tõsisest olukord võib alati muutuda ja meeskond peab olema valmis tegutsema siis erinevates situatsioonides. Kokkuvõttes võib öelda, et kursus on edukalt läbitud ja kindlasti mehed on selle väljaõppe üle ülimalt rahul ja õnnelikud, mis nad siis sellel viimasel kuul said ja mis teadmiste ja oskustega nad reservi lähevad.